hei kõigile ja teeme kohe naerukalli. Proovige endale. Väga tore. Kohe niimoodi võtad mõnuga. Ja tunned, kuidas energia tõuseb. Nii lihtne see ongi. Ja saad kalli ekstra boonuseks. Nii, liigume siit edasi. Naeru akadeemia on midagi täiesti oma näolist. Jaa. No kui nüüd päris algusest tagasi tulla, siis 2017 ma olin Harjumaa Omavalitsusliidus tegevjuht. Ja meil jõuluajal oli päkapikud tõid meile naerukoolituse. Ehk siis mina suure mehena sain esimest korda naerda täiest mõnust ilma selleta, et keegi vaataks kuidagi halvustavalt. Ja mul tuli nagu kork pealt ära. Siis ma hakkasin selle naeruga tegelema ja uurima seda ja aastal 2021 sai siis lõpuks loodud siukene mittetulunduslik ühing Naeru Akadeemia. Ja hästi kiiresti, kui mõelda, me tavaliselt sellest ei räägi, et kui küsida Merilini käest, et miks andis loodus meile naeru? No ei ole, õige vastus ei ole, et nalja peale naermiseks, sest mõelge ise, et inimene arenes ju miljonid aastad enne, kui ta alles rääkima hakkas. Naer on nii tähtis, et on isegi naeru uurijate teadussuund, kelotoloogid. See on universaalne keel. Just, ta on universaalne ja seda ei pea õppima. Ta on kõigil meil antud, eks ju. Ta ei sõltu nahavärvist ega vanusest, midagi. Ta on nagu vaadata ajus ehitust, kus asub naerukeskus. Pakkumisi on seal samas, kus meil on hingamine ja neelamine ehk ürgses looma ajus. Kujutad ette, kui ürgne ta on. Sellepärast ongi nii, et kui beebi sünnib, siis ta naerab praktiliselt kohe, aga kõnekeelest aru saama hakkab ju tegelikult ju aastaid hiljem, eks ju, või 2 aastat hiljem. Nii et tänu sellele teadlased on selgesti teinud, et kuna aju on nii ürgselt meil seda naeru kogu aeg hoidnud ja ta on hoidnud seda selleks, et see on nagu aurokatlal ventiil. Kui sul tuleb sisemised pinged, siis vaimse tervise kõige lihtsam asi on hakka naerma. Ja kui sa naerad, siis tegelikkuses on see, et kui vaatad mingit komöödiat või vaatad, keegi teeb nalja, siis see naer on hästi lühike. Ja selle mõju ei saa nagu tulema. Ja siis tänu sellele samal aastal 1995 Indias, Mumbais, üks perearst, Madan Kataria, avastaski, et miks me naerame ainult siis, kui meil on niinimetatud keegi teeb nalja. Et naerame lihtsalt, ütleme endale, et ma hakkan nüüd naerma ja ma naeran. Ja selles ongi see erinevus, et kui sa annad endale käsu, siis aju ei tee vahet ja teine suur asi on aju puhkab. Ühtegi teist aega ei ole, et aju saaks puhata. Kogu aeg aju töötab. Aga naeru ajal aju saab nagu restardi. Ja selle tõttu on uurijad selgeks teinud, et kui sa näiteks oled ettevõttes, teed ajurünnakut, kõik jookseb kinni, siis piisab sellest, kui sa tõused püsti ja naerate koos 5 minutit. Ja tänu sellele aju saab hapnikku, toitained ja su loovus tõuseb lausa 57%. Nii et naer on meil hästi alla surutud. Me ei kasuta seda, aga tegelikult on ta tasuta täiesti olemas. Nii et kas teeme mõned naeruharjutused ka? Jaa, ikka teeme. Ma just mõtlesin, et mina tean sellist plaksutamise teemat, mis ka ergutab ja nii. Aga jaa, et... Plaksutamine ongi tähtis, kuna siin on akupunktid. Siis on naerujoogas nagu 2 asja. Üks on see, või 3 asja õigemini. Üks on hingamine. Et selle Madan Kataria naine oli jooga õpetaja ja ta vaatas, et mees naerab ja tõi sinna juurde jooga hingamised. Ja siis tänu sellele tuli naerujooga. Ja plaksutamine ongi see, et vaata, kui dirigendid ka ju maru kaua elavad, eks ju. Mille pärast siin on see kuidagi kõik see värk käib ja siis ja meil on kogu aeg niimoodi ja kui paljalt seda teed juba, siis on juba jälle energia tõuseb. Nii et väga lihtsad asjad peab lihtsalt endale andma selle lubaduse, et mis siis, et see naaber või kolleeg mõtleb, et on natuke kuu, eks ju. Sa ikkagi elad ise enda elu ja sul on nagu tähtis see, et kui sul ikkagi pinged tekivad, siis kasuta seda võimalust ja naera, eks ju. Ja maailmas on olemas sellised niinimetatud naerujooga klassikud, klassikaharjutused. Ja esimene on selline tee joomise ja tee paki harjutus. Teeme koos niimoodi. Praegu minuga koos. Jah, kujutame ette, et see on selline nagu teekruus ja siin on teepakk teemine. Jee, ja nüüd 3. kord viskame selle niimoodi üle õla ja naerame.
Aga jah. Ja võid visata üles, võid visata vasakule, võid visata paremale. Tähtis on, et naerad. Need naeruharjutused on lihtsalt juurde toodud selleks, et inimesel oleks natukene kergem naerma hakata. No tegelikult võid ka, naerumeditatsioon on see, et lamad või istud ja muudkui naerad, eks. Selles mõttes on need, ja noh, banaaninaer on näiteks klassika, koorid banaani niimoodi jee, ja siis sööd ära naerub. meeldis see. Ja. Nii et neid on palju ja see naeruratas ongi mulle endal välja mõeldud. Ma ei ole maailmas siukest leidnud, et ta on tegelikult mõeldud siis peale seda, kui sa oled käinud kuskil naerukoolitusel, siuke tööriist, et riputad selle kalendrina nagu, tal on siin auk, eks ju olemas, riputad seina peale ja nüüd piisab, kui sa näed, lähed mööda, vaatad karunaer, sul tuleb kohe meelde, kuidas karunaera tehti ja su tuju läheb paremaks. Ja teisel pool on kõik see oluline info, mis me natuke rääkisime, millised kasud on. Nii et naerame rohkem, sõbrad. Milline on olnud kõige meeldejäävam või siis lõbusam hetk Naeruakadeemia töös? Ja neid on palju õnneks, et noh, kohe tuleb meelde Lihula eelmise aasta Lihula klubi, Lajandusklubi jõulupidu, kus siis mul oli õnn olla naerev jõuluvana. Tegime seal koos nii jõuluvana ülesanded täitsime kui ka väikest naerukoolitust. Siis siukene huvitav nüanss oli Harjumaal üks ratsatalu, kus oli mind kutsutud nagu naerujoogat ja naerukoolitust tegema ja meid oli seal kuskil 20 inimese juures. Ja lisaks hobustel olid seal ka kanakuudid või kananiuksed aiad. Noh, nagu võrgud, eks ju. Seal oli mingi 20 kana ja kukk sees. Ja me saime naerda kuskil 20 minutit ja siis hakkasid järsku kõik kirema ja ka kaagutama. Ehk nad mõtlesid, et inimesed tulid nende territooriumile, et see teie niimoodi eluks ajaks meelde, et loomad saavad ka aru ja tegelikult ka loomad naeravad, et see on nagu nii universaalne, et see ei ole ainult inimeste privileeg. Ja noh, siin viimased olid, kus sai käidud, oli siis Kurna küla vanema valimised. Ja pärast seda siis uus külavanem ja vana külavanem sõbralikult siis tegime kõik koos naerukoolitust ja naersime koos, nii et kõige suurema, noh, ütleme siis kasu saad siis, kui naerjad on lõpuks põrandal ja teevad näiteks naeruussi. See tähendab, et inimesed on nii, et minu pea on sinu kõhu peal ja järgmise pea on minu kõhu peal ja kui me naerame, siis kõht vapub ja sina naerad ja see on siukene eluline kogemus. Nii et miks mitte, kutsuge naerukoolitaja enda üritustele ja saame koos mõnusalt seda tunnet. Ja kui pikad need koolitused on? Erinevad on 15 minutiga võimalik, tavaline on tund, poolteist, sest inimene ei jõua naerda, kuna naermine on nii suur treening. Meil on kokku 650 lihast ja kui me naerame, siis 100 nendest töötab, nii et sisuliselt 5 minutit naermist võrdub 30 minutit aeroobset liikumist. Ehk kui sa ei taha välja minna kõndima, siis naera 5 minutit ja tegelikult on energia sul, kulu on sul sama olnud. Mina tegelikult isiklikult ka naeran päeva jooksul tegelikult palju, aga mitte just nagu südamest, aga lihtsalt siuke lõbus. See nipp ongi selles, et sa pead pikendama seda enda naeru peab natuke pikendama ja kuna meil on siin keemiavabrik, eks ju, tohutu see värk, endorfiinid ja kõik hakkavad tööle, siis nii kui sa selle suunurga ülespoole viid, nii aju hakkab siit vaikselt tootma ja kui ta seda pikendust teed, ehk naeru natuke kauem, siis seda toodab rohkem. Hästi lihtsad asjad kõik. Ja nii tõesti. Tasuta, ta on tasuta sul olemas, kõigil on meil olemas. Mõtle, Eesti rahvas oleks palju tervem, kui me naeraks palju rohkem. Jah, tervislikumad suhted ka. Absoluutselt, jah. Need paarid muide on kauem koos, kui rääkida suhtest. Kui näiteks naertakse koos, siis see seob ja liidab. Et hästi palju siuksi. Naer terviseks, naer on, eks ju, nakkav, seda me teame kõik, aga naer aitab ka 100 haiguse vastu. Juba vanarahvas teadis. Mõelge, sul on tasuta endal olemas 100 haiguse ravim ja sa ei kasuta seda. Et siis tundub ju niukene balanss paigast ära. Nii tihti inimesed ikka unustavad ära selle. Aitäh sulle, et jagasid meiega oma lugu ja mõtteid. Kuulajaid! Lõpetuseks. Jaa!